tädi Rutt ei saa tulla. Kell on 3:30 läbi ja saatekavan oma nalla Baskine Eino huumori varasalvest. Kokku säätnud Visseli Aili. Edimene osa. Nalla tege varstu täyskasunuisi näitering. Peale tuud on väikene vaheaig. Oodami teid tagasi kell 4:30. Helistavad. Jaa, tere päevast. Varstu osaühik Kiirtervis. Doktor Mammaste kuuleb. Kuidas saan teid aidata? Hambaga probleem. Ei ole midagi, paneme teid järjekorda. Kuidas teie nimi on? Käisite eile? Nii, ma kuulen. Kuidas palun? Mina tõmbasin vale hamba välja. Kuulge, lugupeetav, teil puudub loogiline mõtlemine absoluutselt. Kuidas ma oleks saanud siis haige hamba juurde? Ikka tahate tulla? Hästi, ma panen siis nime kirja. Nii, aga homme 18:05, palun. Kena päeva teilegi. Vale hamba välja, ette heiti. Nii, vaatame, mis meil siis täna on siin. Paneme maskid taha. Okei, vaatame. Oi, tere päevast, nii palju rahvast. Olge kena, esimene, palun. Tere päevast. Tervist. Tohter, võtke see mask eest ära. Ma nagu nii tunnen teid ju silmadest ära. Kuidas? Soo. No? Mul on mure ka. Jaa, ma kuulan teid. Olge kena, paneme kirja. Mul on mure, et kui mul lapselaps nii, rahulikult maha voodist kukub, nii, siis võib olla nii, et ma ei kuule seda. No kuulge, tõmmake vaip alt ära. Mis asja? Jah. Tõmmake vaip ära ja see on kõik. Ja see on kõik. Nii lihtne. Oi, missugune ise vaan. Järgmine! Tõmba vaip ära. Tere, proua, palun istuge. Teie olete Aino? Jaa. Mul on teile üks rõõmusõnum. Eile meie haiglas teie abikaasal ilmus suur elu ja uus elu ja sünnitas uue elu. Doktor, aga ta on ju meesterahvas. Teate, paelussile ei ole sellega küll mitte mingit pistmist. Kas teil muret ka oli või? Jah, on küll muret. Mul on tugevad seljavalud. Saate aru, kui ma lasen käed põranda kõrgusele, tõstan algul paremat jalga, siis vasakut jalga, siis tekib mul selgroogu õudne valu. Aga miks te üldse selliseid harjutusi teete? Harjutusi? Harjutusi? Mis harjutusi? Kas teie panete teksapükse kuidagi teisiti jalga? Teksapükse? Mis siia puutub? Oh, jumal küll. Teksapükse jalga. Ei saanud siit ka abi. Siin haiglas on küll need asjad väga sassis. Ma tulin siia kõhuvaluga juba tükk aega tagasi. Üks arst vaatab, ütleb pimesool. Teine vaatab, ei, sapikivid. Ja millega see lõppes? Lõppes sellega, et tohtrid viskasid kulli ja kirja ja mul lõigati ära
mandlid. Lähme siit ära. Lähme ära. Tere, doktor. Tere. Ma tulen teie juurde maksaga. Väga hea, pange sinna külmkappi. Oi, kuulake, doktor, veel mind ära. Tead, ma näen nii hirmsaid unenägu siin öösel. No. Ma näiteks ükskord mind visati lennukist välja. Pange siis langevari õhtul ometi peale, kui magama lähete. Oh, jumal hoidku, küll see veel puudub. Doktor, aidake mind palun. Teale, mind nõelas mesilane. Oi, ei ole midagi hullu. Paneme salvi selle, kui pähe. Kuidas teda kätte saate? Ta on ju ammu ära lennanud. No ma määrin nõelamise kohta. See oli pargis. Puu all, pingi peal. Ma määrin seda kohta, kuhu ta nõelas. No rahunege. Oleks kohe võinud öelda. No. Sõrme nõelas nii valus. Milline? No mesilased on kõik ühesugused. Ma küsin sõrme, mina ei tea. Kuulge, neiukene, te olete natuke närviline. Kas ega te äkki rase ei ole? Ta päriselt või? Päriselt, jah. Teate, te peate natuke puhkama. Öelge mulle palun, palju te päevas magate? 2-3 tundi. Oi, seda küll on vähe. See on tervisele väga kahjulik. Ei ole, mulle piisab. Teate, öösiti magama vahepeal isegi 10 tundi järjest. Nii. Jutti. Aga kuidas te siis magasite? Kuidas paljajalu, teki all, pimedas. Nii, teeme niimoodi. Täna võtate 2 tabletti ja homme, kui ärkate, siis veel 2. Olge lahked. Mis mõttes, kui ärkad? Ja ei, praegu ei võta. Rahu. Rahulikult. Doktor, teate. Kuulen. Teate, ma ei kuule vasaku kõrvaga enam väga hästi. No kuulge, see ei ole küll minu probleem, see on enneaegne vananemine. Mina ei saa sinna mitte midagi teha. Mis te tahate öelda, et minu vasak kõrv on siis vanem kui parem kõrv või? Doktor. No veel midagi on, las tööd tahaks teha. Mida teha, kui üks jalg on teisest pikem? Jumal küll, longata loomulikult ja üleüldse longake siit ära koju juba mine. Longata, päriselt või? No veel või? Doktor, mul on natuke piinlik seda öelda, küsida. Teate. Ei tea? Ma ei kuule väga hästi, kui ma puuksu teen. Puuksu? Jaa, kui ma puuksu teen, ma ei kuule. Nüüd võtate teie siit 3 tabletti. Nii, on selge. Ja mitte kohe, vaid terve päev 3 tabletti. Kas siis ma hakkan paremini kuulma? Ei, jumala pärast, siis hakkate valjemini puuksutama. Head aega. Okei, tšau. Natuke on valgust. Aga vaatame. Mägede hääd ka tahaks lugeda. Nüüd ma näen. See on see skleroosi ja skleroosi ja... Oi! Tule istu, sina vana pingi
naaber. Kallikene. Tere. Kui sa elad, siis ka räägi uudiseid ja sul on leht käin, mis lehes ka kirjutab. Kuule, tead sa, siin räägivad igast naljakaid asju. Aga tead, mina lasen vaatan sind. Ega sa vist vananenud ei ole. Ei ole, täpselt iga algklassis. No liigu ja no suvi teeb ju imet kõigiga. Ja värsket ja. Ma natuke ikka loen siit, ega ei saa nagu aru ja mis sa räägid? Kas sa kuulsid juba? No? Ruudi on surnud. Ruudi? Infarkt? Ei. Noh, mis siis? Ei. No insult või? Ei olnud, ei. No mis asja, kuidas ta ära suri siis? Gripp hoopis. Gripp? See ei ole midagi hullu, siis läks hästi, ei ole midagi. Eks me kõik ja... Kuule, ütle nüüd sina ka oma arvamus või aita mind või... No? Tead, mind viimasel ajal häirib see Keskerakond. No aga mine siis polikliinikusse, lase teha endale mingisugune proov, mina ei tea, mis nad teevad, mingid analüüsid on igasugused. Mine, see on hea asi. Päris analüüs. Jaa. Ja. Ei ole ka midagi. Kuule, ma käisin perearsti vastuvõtul. No kuidas oli? Räägi mulle. Doktor kirjutas mulle rohtusid. Nii. Neid roosi leheleotust ei olnud, roosi leheleotus ei olnud. Mis? See skleroosi tablette kirjutas. See esiga. No näe, kui hea. Jah. Ütles veel nii, et üks kord päevas võtad ühe tableti ja nädala pärast ei ole mitte mingeid probleeme enam. Sa vaata siis. No aga kuidas on, kas aitas ka? Kuidas on siis? Et mis nüüd? Tablett aitas või? On parem või? Ma ei ole ühtegi veel võtnud. Ununeb pidevalt, no kõik läheb ju meelest ära. Mis sa ütled siis? Tead, ma lähengi nüüd kohe apteegi, ma pidi ju kõigepealt neid tablette ostma. Meelde tuli väga õige. Ostad, siis sööd. Tule sina ka, tule saada mind ja kõiksugu häid odavaid. Kuule, oot, tulen küll. Oota, lase. Nii, lähme siis. Lähme siit mööda. Ja, see esiga, ega see ei ole lihtne asi. Ja. Jaksa nii palju, siis ostad kokku. Mul ka nii suuse. Kuubi veel natuke. Mis sa ütled, võta see pluus kaagi, siis mina ei tahtnudki. Siia saab toetada. Paneme siia ja natukene, siis on parem nagu. Päris häid asju oli. Mis sa said sealt siis? Aga vaatad. Puhas tuld. Näed sa? Ma sain isegi kingad. Nii odavad. Nii madala kontsaga kingad. Aga mis mina sain? Ma sain ühe seeliku. No see on sulle kitsas. No aga mul on nagunii plaan paar kilo maha. See värv vist ei sobi. Sobib. Aga jah, see on hea, aga mida ma veel panin tähele. Noortele. No laste asju oli huvitavaid, täitsa huvitavaid kohe, kui kellelgi vaja on. Mul on vaja, jah. Ja on vaja. Vot, siis mul tuli kohe meelde. Ega nende lastega on ikka paras probleem ka. Nad võivad sulle teinekord sellist häbi teha, et mine või maa alla. Mul oli selline juhus mõnikümmend aastat tagasi, kui ma sünnitushaiglas käisin
ja noh, poiss tuli siis vaatama, kui noh, seda titakestel nägi ja siis noh, tital sedasi käsi ilusasti siin ära niimoodi paelastatud ja noh, sünniandmed peal ja siis poiss muidugi lihtsalt mine maa alla. Hõikab siis üle terve haigla. Ei no vaadake, kui uus tita, isegi hinnasilt on küljes. Täiesti õudne. Ja ega see ei olnud veel kõik. No mis siis veel? Mis oli? No tita sai suuremaks ja siis tuli arst vaatama. Ja noh, ega poisil siis ka suu kinni ei seisnud. Kui arst küsis, et kas probleeme on nina ja kõrvade piirkonnas, nagu ikka tavaliselt seda tehakse, seda kontrolli ja hõikab kohe jälle niimoodi vahele, et on palju probleeme, eriti siis, kui kampsunit selga ajame. No lihtsalt üle, ma ei tea. Ma lihtsalt ei tea. Kuule, see pole veel midagi. Teate, mis minu poiss ütles või? Ema käest küsiti, et kuule, miks sul üks kõrv suurem kui teine on? No mis ta siis ütles? Teate, mis poiss vastas? No ei tea. No ta ütles, et mind kaaluti sünnitusmajas selle kalakaaluga. No teate küll see. Issand, kõudne mõtle. Tead, jube häbi, issakene. Valus. Muidugi. Teate, milline jama, mul oli oma 10-aastase tütrega. Tuleb koju ja teeb, ema, ütle mulle, kust elevandid tulevad. Mina kohe panen vaimu valmis, hakkan rääkima. Siis paneb karjuma, ära sa mulle kurre juttu räägi, kurg ei jõuagi elevanti tõsta. Tead, nii häbi vaju maa alla, naabide kodu peal reas. Sellised mina targad, et lihtsalt nüüd mine osta asju. Ja mine osta asju, aga kuulge teate, seal nurga taga on üks pood veel. Mul on näete ruumi veel küll siin ja rahaga jäi raha. Mul on uusi vaja. Lähme vaatame. Ega sula rahaga. Laenad mulle ega laena. No muidugi ma laena. Mul on vaja veel üht-teist näha. Tööpäev jälle peal. Vaatame siis, kes meil tänased. Arvutin ka üles ossa jutt. Oi, tohtriprouakene, ma tulin teie juurde jälle. Kuulge jälle teie, alles eile käisite oma kõhuprobleemiga. No mis siis täna on? See oli juba eile, aga nüüd ma tulin, et te teeksite mulle põhjaliku tervisekontrolli. Ikka nii põhjaliku, kui teie veel saate teha. Huvita, mille pärast siis? Ma nimelt abiellun järgmine nädal. Ja. No mina tean, et teie olete 70-aastane. Aga kui vana on teid peigmees siis? 70. No muidugi olen ma 70. Mis teil sellest on? Mina olen 70, aga minu peigmees on 18. Jah. Päriselt või? Jah. 18. Nii, aga teate, siis teeme põhjaliku vereanalüüsi. Mina ise laboratooriumis teen ka analüüse. Aga ma pean teid hoiatama voodi koha pealt. Nimelt, seksuaalne aktiivsust võib tappa. Mis sellest siis on? Sellest ei ole mitte midagi. Las sureb, küll ma võtan järgmise siis. Oi, tütrekene. Nii hea, ma siin nägin, tule nüüd istu siia ja räägi mulle, mis ma kuulsin. Kas see tõesti tõsi? Ma kuulsin, et sa oled rase. Issake, arst ütles seda mulle. Arst ütles? Jumal küll, kes see isa siis on? Ei, seda ta ei öelnud. Seda arst ei öelnud? Jumal küll. Ma ei saa aru, rase. Kas sa mõtled ka natukene? Kus su pea oli, ma ei saa aru. Ma ei mäleta. Rooli all vist. Rooli all? Jah. No nagu see midagi päästaks, aga marss koju nüüd. Kas sa saad?